Kui inimene on oma neeruteekonna alguses, siis mina soovitan olla avatud meelega. Kõik, mida sa pead tegema, see on sinu enda jaoks. Tuleb olla sellise positiivse ellusuhtumisega. Igapäevatoimetused on sellised kohati taastunud, et ma käin nüüd jalutamas rohkem, koristan, teen ise süüa ja kõik sihuke igapäevaelu nagu toimib. Neeruhaiguse elu muutus väga, ütleme, korrapäraseks. Neerud on meile elutähtsad organid, kuid mis juhtub siis, kui nad enam ei tööta? Üle maailma on ligi igal 10. inimesel mingil raskusastmel krooniline neerukahjustus, mis aastate jooksul süveneb. Ning Eestis on umbes 1000 inimest, kes saavad neeruasendusravi. Selles õppefilmis tutvud neerude ja neeruasendusravi võimalustega lähemalt. Inimesel on üldiselt 2 neeru. Nad on umbes rusika suurused, mehe rusika suurused ja vastutavad jääkainete eemaldamise eest ja liigse vedeliku eemaldamise eest organismist. Lisaks vastutavad nad ka vererõhu eest, punaliblede moodustumise eest ja ka luutervise eest. Kroonilise neeruhaiguse põhjusi on mitmeid. Krooniline neeruhaigus iseenesest on üldine termin nendele kroonilistele neeruhaigustele, mis aja jooksul kulgevad progresseeruvalt neerufunktsiooni alanemisega. Nendeks haigusteks võib olla diabeet näiteks, kõrgvererõhktõbi, immuunpõletikud, ka harvikhaiguse mitmeid on selliseid, mis kuuluvad siis nende krooniliste neeruhaiguste hulka. Nende haiguste korral, mida ma nimetasin, näevad ravijuhised ette, et on vajalik varakult juba alustada esimeste neerukahjustuste sümptomide otsimist. Diabeedi puhul, esimest tüüpi puhul näiteks 5 aasta möödumisel diagnoosimisest, teist tüüpi diabeedi puhul koheselt on vaja skriinida, otsida juba, kas esineb neerukahjustust ka või mitte. Hüpertensioonihaigetel on vajalik samamoodi. Või kui siis perearst näeb mingisuguseid neeruhaiguse sümptomeid, mida ta ei oska ise diagnoosida, on vajalik siis suunata nefroloogile, et siis juba täpsustada, mis on diagnoos. Krooniline neeruhaigus annab endast märku tasapisi ning esimesed sümptomid võivad tekkida alles aastate pärast, kuna haiguse teke on igal inimesel individuaalne. Osa sümptomeid on sellised, mida on neeruhaigusega raske seostada ning neid aetakse esmalt pigem segi üldise kurnatuse või viirushaigusega. Sellised on näiteks väsimus, jõuetus, isutus, hingeldus. Eriomasemad tunnused on nagu urineerimisprobleemid, vererõhu tõus, kuiv sügelev nahk ning tursed jalgadel ning ka silmade ümbruses. Minu neeruhaigus ei alanud nagu tavaline neeruhaigus, mis on selline ligihiiliv. Minul hakkas see väga äkki. See hakkas sellise külmetuslaadsete sümptomitega. Keset tööpäeva tundsin, et tuli selline tohutu väsimus ja läksin koju. Kodus tuli palavik, köha, nohu. Paar päeva hiljem läksin kõhust lahti, oksendasin ja kerele tekkisid sellised väiksed täpverevalumid. Ja mida iga mõistlik inimene teeb sellises olukorras, helistab emale. Ja ema ütles, et kindlasti tuleb haiglasse minna. See algas põhimõtteliselt niimoodi, oli vist 2016 aasta, kus siis lasin lihtsalt, ema on mul perearst, siis lasin tal lihtsalt oma talla alust puhastada, kuni ma olen naela jalga astunud endale. Siis ta ütles, et kuule, et sa pead nagu perearsti juurde minema, et sul on jalad nagu turses, et põhimõtteliselt pahkluusid näha ja läksidki niimoodi sirgelt nagu üles, nagu puupakk põhimõtteliselt. Ja siis ma ütlesin, midagi ei tundnud küll, aga siis läksin ja siis põhimõtteliselt siis võttis vereproovi ja uriiniproovi ja siis sama päeva õhtuks nagu kuskil 4 tundi hiljem siis helistati mulle, et mul on lastehaiglas koht kinni ja siis see kõik algaski. Kui me oleme siis leidnud, kas siis neerufunktsiooni alanemist, oleme leidnud uriinis muutusi, oleme teinud neerubiopsia näiteks, siis sellisel juhul me saame haiguse diagnoosida, meie nefroloogid. Neeruhaiguse selline edasine kulg võib olla väga pikaaegne, mitukümmend aastat. Sellisel puhul jälgib tavaliselt haiget perearst, teinekord ka koostöös nefroloogiga, aga on ka teatud selline neerufunktsiooni tase, kui neerufunktsioon, filtratsioon on juba alla 30 milliliitri minutis, siis peaks need haiged kindlasti olema juba nefroloogi vaateväljas, sest et siis on küllaltki palju neerufunktsiooni muutusi
mille puhul on vaja kindlat nefroloogi abi. Lõppstaadiumi neeru puudulikkus on siis juba selline seisund, kus kõik need funktsioonid, mille eest neer vastutab, enam ei funktsioneeri normaalselt. Isegi nad ei funktsioneeri normaalselt siis, kui me ka ravimitega seda kuidagi püüame ikkagi reguleerida. Siis on aeg, et oleks vaja rakendada siis neeruasendusravi. Neeruasendusravi määratakse koostöös raviarstiga. Ravivõimalusteks on hemodialüüs, peritoneaaldialüüs ja neeru siirdamine. Hemodialüüs on organismi puhastamine jääkainetest. Verest eraldatakse siis söömise jääkained, joomise jääkained. Uriini ma eraldi, nii ütleme nagu tavaline inimene ei eralda, vaid see võetakse dialüüsi käigus. Mina leidsin, et minul kõige parem võimalus on hemodialüüs. Hemodialüüsi saab Eestis teha vaid spetsiaalsetes hemodialüüsikeskustes, mis asuvad suuremates linnades. Reeglina vajavad patsiendid 3, harvem 4 protseduuri nädalas ning 1 protseduuri kestus on 3-4 tundi. Hemodialüüsi oluline osa on puhtus ja steriilsus, milleks on vajalik põhjalik käte ja käsivarte pesemine. Protseduurile eelneb ka kaalumine, et teada saada eemaldatava üleliigse vee kogus. Dialüsaator ehk kunstneer on hemodialüüsi aparaadi tähtsaim osa, mis eemaldab liigse vedeliku ning mille membraanid eemaldavad verest jääkaineid. Patsiendil on masinaga ühendus 2 vereliini pidi. Üks viib vere masinasse ning teine viib puhastatud vere kehasse tagasi. Vere liikumiseks masina ja keha vahel on vaja dialüüsiteed ehk vereteed, mis rajatakse kirurgiliselt 2 viisil. Eelistatum on arteriovenoosne fistul, mis tehakse kätele. Teine võimalus on pikaaegne kateeter kaelal. Dialüüsi alustamiseks sisestab õde masinasse dialüüsi protseduuri kestvuse ja eemaldatava vedeliku koguse. Seejärel puhastab ja punkteerib ta fistulit 2 nõelaga. Õnnestunud punktsioonide ja masina ettevalmistuse korral ühendab õde patsiendi dialüüsi aparaadiga. Õde määrab ka vere ringlemise kiiruse masinas. Suurem kiirus tähendab intensiivsemat vere puhastamist. Vere ringlemise ajal süstib õde ringlusse verd vedeldavat ravimit, et veri masinas ei hüübiks, mille järel täidab masin end patsiendi verega ning alustab protseduuri. Protseduuri ajal on patsient õe pideva jälgimise all. Sellel ajal mõõdetakse korduvalt patsiendi vererõhku ja kantakse andmeid dialüüsi aegsele jälgimislehele. Kuna protseduur on pikk ning patsient on passiivses rollis, saab ta vaadata telekat, kasutada arvutit, lugeda raamatut või lihtsalt puhata. Tavaliselt pakutakse ka kerget einet. Dialüüsi lõpust ja eesmärkide saavutamisest annab märku masin, mille järel lastakse veri tagasi patsiendi organismi. Sõltuvalt dialüüsi teest suletakse kateetri haarud või eemaldatakse fistuli nõelad. Hea enesetunde korral pääseb patsient pärast uue kaalu dialüüsilehele märkimist koju. Need, kes algul alustavad hemodialüüsiga, peaks jälgima oma keha kaalu, vererõhku ja vedeliku tarbimist. Ja muidugi peaksid väga palju konsulteerima raviarstiga. Veel üks neeruasendusravi võimalus on peritoneaaldialüüs, milles teeb neerude töö ära patsiendi kõhukelme. Jääkaine ja liigse vedeliku eemaldamiseks kasutatakse lahuseid, mis viiakse kõhuõnde ja väljutatakse hiljem kirurgiliselt paigaldatud püsikateetri kaudu. Eelis hemodialüüsi ees on patsiendi võimekus teha seda kodus. Protseduuri teostatakse 4-5 korda ööpäevas ning üks vedeliku vahetus kestab 15-30 minutit. Eestis on samaaegselt kasutusel 2 erinevat peritoneaaldialüüsi süsteemi. Protseduuri teostamine emma-kummaga on patsiendi jaoks mõneti erinev, kuid dialüüsi tööpõhimõte on sama. Teine meetod on peritoneaaldialüüs, kus rakendatakse siis peritoneumi sellise dialüüsi läbiviimiseks. Selleks on vajalik asetada kateeter kõhuõnde. See operatsioon on küllaltki lühike ja paranemine võtab aega mõned nädalad ainult. Ma valisin peritoneaali sellepärast, et kuna seda saab kodus teha ja ma ei pea haiglasse ronima selle jaoks kuskil olenevalt 2-3 korda nädalas või isegi 4 ja 3-4 tundi istume siin, või pikutama täiesti, et pigem ma teengi kodus selle peritoneaali, üks kord kestab kuskil 30 minutit ja päeva peale see teeb ainult 2 tundi tegelikult. Mina teengi siis päeval 4 korda, 5-tunniste vahedega, see on siis kell 7 ja kell 12, kell 5 ja kell 10 ja jääbki õhtuks või ööseks jääb 9-tunnine vahe.
Peritoneaaldialüüsis alguses, kui kateeter pannakse, siis õpetatakse haiglas välja, kuidas seda kõike teha. Et niisugune nädal-2 olenevalt inimesest, kui kaua tal siis aega läheb õppimisega. Kuna süsteem on üsnagi lihtne, siis minule kui nooremale inimesele siis see õppimine ei kestnud kaua, võib-olla paar päeva, siis see ongi selles mõttes hea, et seda saab teha kodus. Protseduuri teostamiseks vajalikud lahused ja tarvikud tuuakse patsiendile Eestis koju tasuta, kuid tellimise eest vastutab patsient ise. Nende hoiustamiseks on vaja kuiva ja sooja ruumi. Protseduuri läbiviimiseks õpetatakse patsient välja vastava oskusega õdede poolt. Koduseks protseduuriks võiks leida toa, kus ei käi lemmikloomi ja milles saab patsient protseduuri ajal viibida üksi. Enne protseduuri tuleb sulgeda aknad ja uksed ning valmis panna desinfitseerimisvahendid. Kirurgiline mask, dialüüsilahus ja kork. Protseduur algab põhjaliku ja õige tehnikaga kätepesuga. Protseduuri ajal kannab patsient kirurgilist maski. Dialüüsilahus peab olema kehatemperatuuril, mistõttu tuleb seda hoida spetsiaalsel soojendusplaadil. Dialüüsilahuse plaadilt võtmise järel tuleb see segada ja üles riputada. Seejärel desinfitseeritakse käed ning ühendatakse kateeter hoolikalt ning tähelepanelikult kotiga. Sulguri avades hakkab eelmine lahus kõhuõõnest välja voolama. Väljavoolu lõppedes teeb patsient ümberlülituse ning uus lahus voolab kõhuõõnde, mida on tavaliselt 2 liitrit. Lahuse kontsentratsiooni ja järjekorra määravad arst ja peritoneaaldialüüsi õde. Sissevoolu lõppedes ühendab patsient end süsteemi küljest lahti ning kinnitab kateetri kõhule. Üks dialüüsi eesmärk on organismist liigse vedeliku väljatoomine. Väljunud lahus tuleb kaaluda ning hinnata selle läbipaistvust ja värvust. Väljunud lahuse kott ühendatakse WC-potti ning tühi süsteem visatakse olmeprügisse. Peritoneaaldialüüsi kateetri väljumisava sidumisi teostab patsient kodus iseseisvalt, soovitavalt ülepäeva ning kindlasti pärast igat pesemist. Steriilsus aitab ära hoida võimaliku põletiku, mida saab järeldada hägusast väljalaskest ja põletiku sümptomitest. Sümptomite korral tuleb ühendust võtta neerukeskusega, peritoneaaldialüüsi õe või nefroloogiga. Väljumisava kuivatatakse seestpoolt väljapoole, mille järel asetatakse väljumisavale katteplaaster ning kateeter fikseeritakse suunaga allapoole. Soovitatav on kasutada ka niinimetatud taskut, kuhu saab panna kateetri otsa. Üks sagedasi peritoneaaldialüüsi tüsistusi on pertoniit ehk kõhukelme põletik, mil väljuv dialüüsi vedelik muutub häguseks, võib tekkida kõhuvalu ning tõusta palavik. Vastavate sümptomite tekkimisel tuleb koheselt ühendust võtta neerukeskusega, peritoneaaldialüüsi õe või nefroloogiga või nende võimaluste puududes pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, kuna tegemist on kohest sekkumist vajava seisundiga. Peritoneaalil on siis see pool ka, et seal on öömasin olemas, millega siis mille küljes pead olema siis 8 tundi, ehk siis enne magamaminekut ühendad ennast masina külge, on siuke pikem voolik siis ja ööga käib siis äkki kusagil 5-liitrine kott läbi, siuke tsüklitega, mida masin ise arvutab. Aga kuna see kestab 8 tundi, seal vahepeal on võimalus teha üks siuke paus, siis üks siis vahetuskork on iga selle kotiga nagu kaasas, et korra saad lahti ühendada ja siis olla vahet ei ole, kui kaua sa nagu seda lahti ühendad, aga see aeg jookseb juurde sinna, kuna see ei tööta see hetk. Et siis see pikeneb lihtsalt selle aja, kui sa nagu sellest lahti oled ühendatud. Kuna mulle meeldib rahulik uni öösiti ja suvisel ajal käid ikka väljas rohkem, siis oligi pigem see, et ma teen päeval selle 2 tundi, kui ma olen seal masina küljes öösel 8 tundi. Et minule sai nagu see otsustavaks. Peritoneaaldialüüsil olevad patsiendid peavad käima korra kuus peritoneaaldialüüsi õe vastuvõtul ja jälgima end erinevate muutuste suhtes. Näiteks tursed jalgadel, kätel ja silmade ümber, järsk kehakaalu tõus, kõrgenenud vererõhk, õhupuudus ja hingeldus. Muutused viitavad dialüüsi soovimatule toimele ning vaja on režiimi muutmist või koguni haigla ravi. Oluline osa on ka iga päev end samal ajal kaaluda, mida soovitatakse teha pärast hommikust protseduuri. Lisaks soovitatakse korra nädalas mõõta joodud vedelikku ning uriini kogust.
Oodatuim neeruasendusravi meetod on neeru siirdamine. Eestis on umbes 150 inimest, kes ootavad doonorneeru leidmise kõnet ning umbes 200 see unistus aastas ka täitub. Neeru siirdamiseks peab patsiendi võtma ootelehele. Kord kuus toimuval konsiiliumil vaadatakse iga patsiendi haigusjuht läbi ning otsustatakse ootelehele lülitamine. Siirdatud neeruga patsient on nefroloogi tiheda jälgimise all, kuid tal kaob vajadus dialüüsiks ning ta elukvaliteet paraneb märgatavalt. Põhimõtteliselt, kui inimesel omad neerud enam ei tööta, siis ta vajab uut neeru, mis on kõige parem, kui ta saab siis siirikneeru, elusa neeru, kas siis elust doonorilt, oma pereliikmelt näiteks, või siis nendelt ajusurmas olevatelt inimestelt, neeruhaigetel, kes ootavad uut neeru, nendel vanad neerud enam ei tööta. Tegelikult need vanad neerud, nad on nagu väiksemaks muutunud, sklerootseks muutunud ja neid ei eemaldata. Neerusiirikud siirdatakse, ühendatakse mitte sellesse kohta, kus meil on vanad neerud, vaid hoopis reiearteri ja veeniga ühendatakse siirik, neeruarter ja veen. Nii et nad siis tulevad nagu siis kõhuõõnde, mitte siis vanade neerude kohale. Kui on elusdoonorilt saadud siirikneer, siis nende elulemus on hästi pikk, tegelikult on see ikkagi mitukümmend aastat, kuid need ajusurmas olevatelt inimestelt saadud neerud, nende elulemus ei tarvitse nii pikk alati olla. Siin on küllaltki palju erinevaid põhjusi, mille pärast need neerud nii kaua ei tööta. Et esimest korda mulle siirdati neer 2011 aasta. Ma olin käinud hemodialüüsis selleks ajaks orienteeruvalt 5 aastat. See operatsioon ise, see läks väga hästi. Minu uus neer hakkas kohe tööle. Teinekord on inimestel, võtab see neeru tööle hakkamine aega isegi nädalaid. Nad esimestel nädalatel võivad vajada hemodialüüsi, et aidata sellel uuel neerul käivituda. Minul sellist asja ei olnud, see läks koheselt tööle. Aga mul tekkisid teistsugused probleemid. Tekkis haiguse taasteke ja see neer lihtsalt ütles ülesse. Mul ei olnud sellist äratõugetega mitte midagi. See lihtsalt lakkas töötamas täpselt samamoodi nagu minu enda neer. Ja tavaliselt on niiviisi, et seda teist neeru sa ootad kauem. Lihtsalt sellepärast, et seda on keerulisem leida. Sul on enda nagu need antikehad, sul on siis selle eelmise neeru antikehad. Sul on liiga palju asju, mis peab klappima. Mind võeti ootejärjekorda, tehti kõik testid ära selleks, et sa saaksid ootejärjekorda, sa pead olema väga terve inimene, kuigi tegelikult vastupidi, sa oled ju väga haige inimene. Aga need testid, mis tehakse, kõik läksid hästi. Seal kontrollitakse soolestikku, seal kontrollitakse, et su süda oleks piisavalt tugev. Seal käid naistearsti juures, et sealpool mingit infektsiooni ei ole, sul peavad olema hambad korras, kõik peab olema korras, et ei oleks mingisugust ohtu sellele uuele neerule, mis siirdatakse. Ja mina olingi arvestanud sellega, et ma ootan seda neeru aasta, 2, 3, võib-olla rohkem. Ja kui ma 3 kuud hiljem juunis sain kõne kell 4:12 hommikul, et mul on leitud uus neer, siis seekord ma tundsin tohutut hirmu. Ma ei tundnud sellist vabanemist, sellepärast, et ma kartsin tohutult. Aga see tuli ära teha. Selles mõttes, et see neeru siirdamine pakub paremat elukvaliteeti, kui on hemodialüüsis käimine. See 3 korda nädalas 4 tundi korraga haiglas käimine, see on tegelikult kerela raske. Minu teine operatsioon läks täpselt samamoodi hästi. Neer hakkas kohe tööle. Peale neeru siirdamist on kindlasti elukvaliteet paranenud. Selles mõttes ma tunnen, et mul on energiat kindlasti rohkem, kui mul oli hemodialüüsis käies. Ma ei saa öelda, et minu elu oleks muutunud totaalselt. Ma käin ikkagi haiglas, ma saan iga 2 nädala tagant ravimit, ma annan analüüse. Õnneks on kõik stabiilne. Loomulikult on muutunud see, et ei ole mingeid piiranguid toitumisele, ei ole mingeid piiranguid joomisele. Kui ma käisin hemodialüüsis, siis seal olid suured piirangud. Sa pidid väga täpselt jälgima, mida sa sööd, mida sa jood. Sellepärast, et mina 9 aastat ei urineerinud üldse, et masin võttis kogu selle vedeliku välja ja nüüd tuli selline vabanemise tunne, et sa võid juua ükskõik kui palju sa tahad. Sa võid süüa
mida iganes sa tahad. No mitte päris mida iganes, aga siiski. Neeru siirdamine on üks variant neeruhaiguse sellisel raviteekonnal, aga kui see neerusiirik ka enam ei tööta, siis on võimalus jälle dialüüsravile tulla ja saada teine neer ja on ka mitmeid inimesi, kes meil ootavad 3. neeru. Neeruasendusravi on väga selline pikaaegne, ta on selles mõttes väga perspektiivne inimesele individuaalselt, sest et me saame rakendada väga erinevaid meetodeid. Väga oluline on, et sul on pere ja sõbrad, kes on toetavad. Oluline on mitte pead nurgu lasta, ümbritseda ennast heade inimestega ja jätkata oma elu võimalikult selliselt, nagu ta on sul olnud. Ei tohi jääda kinni mõttesse, et ma olen haige, mul on neerud haiged, tuleb eluga edasi minna. Õed ja arstid üle Eesti pingutavad igapäevaselt, et pakkuda neerukahjustusega inimestele paremat elu.